Tere! Räägime sellisest teemast nagu investeerimine ja alustame küsimusega, et kellel seda üldse vaja on? Ehk siis, kes peaks investeerima? Võid siinkohal korraks pausi panna, mõelda, et kes sinu arvates investeerima peaks? Et kas sina peaksid? Kas sinu sugulased peaksid? Lapsed peaksid või nii edasi? Kui oled nüüd mõelnud, siis enne kui me selle küsimusele vastama hakkame, vaatame ühte väikest pilti. Siin on nüüd 3 sellist etappi. Ma nimetaks seda teemat siis selliseks elukaareks, kuigi kaart siin ei ole, eks. Aga 3 erinevat sellist suuremat eluetappi võib siin niimoodi üles joonistada küll. Ehk siis kooli alla ma võin panna siia lasteaia ja mis kõik muud on. Aga on siin esimene eluetapp, on umbes selline kool, ülikool. Räägitakse küll sellisest elukestvast õppest ka, aga valdavalt siis oleme ülikooliga lõpetanud kuskil seal 20-ndates eluaastates. Et mõnikord minnakse ülikooli kõrvalt ka tööle, et see natukene siin kattub, eks, et võib-olla see ülikool venib ja nii edasi. Aga umbes nii ta on. Peale kooli lõpetamist loodetavasti ka siis leitakse töö või hakatakse ettevõtlusega tegelema. Ehk siis teeme nii-öelda karjääri. Ja reeglina siis see eluetapp on selline kõige pikem. Minu pensioniiga vist hetkel on 67. Nii et teoreetiliselt, kui näiteks 20, ma ei teagi, mis vanuses lõpetada võiks, 25-aastasena näiteks lõpetad kooli ära, hakkad karjääri tegema, siis järgmised umbes üle 40 aasta natukene töötaksid siis kuskil palgatööl või siis tegeleks ettevõtlusega, kuidas keegi, millega. Aga ühesõnaga, see on siis see kõige pikem periood või kõige pikem etapp justkui. Ja siis peale tööd tuleb meil selline huvitav asi nagu pension. Et pensionist me räägime natukene lähemalt järgmises videos, aga reeglina ta siis hakkab kuskil seal 67, 65, oleneb vist sünniaastast, muudetakse ka seda regulaarselt. Et kui inimeste eluiga pikeneb, siis pensioniiga lükkub edasi. Ehk siis tuleb hiljem. Ja pensionil siis samamoodi võib tööd jätkata. Võib-olla on isegi tervislik jätkata, aga see selleks. Nüüd siia eluetapi või nende eluetappide kõrvale ma paneksin 3 erinevat ressurssi, mis meil on. Et meil on võimalik omada raha, meil on energiat, ehk siis ma ei mõtle siin kohal mingit sellist müstilist, kosmilist energiat, vaid lihtsalt seda, et sa jaksad mingeid asju teha, sa jaksad mõelda, sa jaksad töötada, sa jaksad peale tööd ringi joosta, mingeid hobisid teha ja nii edasi. Ja siis on meil aega. Ehk siis aega jällegi mingite kohustuste kõrvalt veel mingeid muid asju teha. Kas siis hobisid või reisimas käia või kuidas iganes, et pere ja sõpradega aega veeta. Kui me nüüd hakkame mõtlema, et millises eluetapis meil neid ressursse kõige rohkem on, siis energiat näiteks on ilmselt nooruses kõige rohkem. Ehk siis me oleme noored, tervis on hea valdavalt ja energiat küllaga. Jaksad ringi joosta, jaksad peol käia, jaksad igasugu muid vaba aja tegevusi teha ja möllu küllaga. Mõni jaksab tööl käia ja koolis käia ja siis veel mingite hobidega kõrvalt tegeleda, et nii palju asju korraga. Hiljem vaikselt hakkab energiat vähenema. Et saab küll ennast üsna heas vormis hoida, aga kindlasti ei ole pensionias kellelgi päris palju, kellelgi sama palju energiat, kui oli noorena, eks. Et vaevalt nii hästi suudame ennast vormis hoida. Et teine asi, millel kõige rohkem aega on. Ma olen päris kindel, et kõik noored inimesed vaidlevad vastu, et koolis, ülikoolis pole üldse aega. Aga põhjus, miks seal üldse aega ei ole, reeglina on ikkagi selles, et me ise oleme selle aja täis planeerinud mingeid tegevusi. Kui me käime tööl 9-5, siis töö võtab juba selle suurem osa päevast ära. Öösel loodetavasti magame, et seda on vaja, kui tahad siin ka, et pensionias ka energiat oleks. Aga ühesõnaga järjest nagu hakkab aeg vähenema, eks. Samas jälle pensionieas
jällegi tuleb, kui tööd ei tee, siis põhimõtteliselt on päevad otsa sul aega, eks. Iseasi, kui palju meil energiat on, et selle ajaga midagi peale hakata. Et sõltub. Ja teisest küljest on muidugi jällegi see, et pensionieas, nii kurb kui see ka pole, siis eluiga on piiratud ja on nii-öelda statistiliselt viimased aastakümned meil, kui hästi läheb ja võib-olla isegi viimased aastad, kui nii hästi ei lähe. Et seda aega küll on iga päev, aga pikkasid ajaperioode, kus midagi teha jõuaks, võib-olla enam nii palju ei ole. Et nii ta on. Järgmisena raha ideaalis on pensionieas kõige rohkem. Ehk kui me räägime sellisest lääne ühiskonnast, siis üldjuhul kipub nii olema, et noortel reeglina väga raha ei ole. Kõik, mis tuleb, läheb laiaks löömiseks või kodu ostmiseks või mis iganes muude asjade jaoks, et noorena on ikkagi vaja teha päris palju kulutusi. Siis karjääri ajal samamoodi tulevad lapsed, tuleb uus kodu, tuleb, ma ei tea, mis iganes muud kulutused, et pannakse vaikselt kõrvale ka investeeringuteks. Ja siis kuna karjääri kõrval siis paneksid raha kõrvale, siis juhtubki see, et sul on pensionis kõige rohkem raha. Paraku Eestis see veel nii hästi ei toimi, et investeerimisega tegelevad üsna vähesed ja karjääri ajal, ehk siis ilmselt kõige rohkem raha on siin, aga see raha ei jää alles, ehk siis inimesed kulutavad selle reeglina ära. Et sissetulek on kõige suurem siin, aga sellest jääb väga vähe järgi, sest et seda ei investeerita ega säästeta kuhugi. Ja pensionieas, meie pension väga hästi ei võimalda nii-öelda luksuslikku elu elada. Aga sellest räägime siis edasi järgmises videos, et mis see pensioniga toimub ja kui palju selle peale võiks lootma jääda. Ja siis see ajajoon oli siin ka, et pensionieas on rohkem aega. Miks siis investeerida võiks? Esiteks ongi see, et millest me järgmine video räägime, et kui sa siin karjääri või isegi ülikooli ajal, kui sa tööl käid, kui sa siin nooremana ei investeeri, siis siin pensioni ajal sul seda raha kindlasti ei ole. Et meie pensionisüsteem ei taga sulle mingit eriti head pensionit, nii et võib elu lõpuni töötada, samas kui tervis ei võimalda seda, siis võib juhtuda, et sa elad üsna nigelat elu. Et elustandard on üsna kehv. Samas teine asi, mida see võimaldab, on see, et kui me vaatame, kus meil energiat ja aega kõige rohkem on, siis tegelikult energiat ja aega on meil kõige rohkem just siin otsas. Samas raha on meil siin otsas. Ehk et paljudel meist on kindlasti mingid unistused, mingid soovid, mida ellu viia. Võib-olla tahaks tegeleda mingite hobidega, mõni tahaks mõne raamatu kirjutada, mõni tahaks hoopis mingit filmi teha, mõni tahaks reisida hästi palju ja nii edasi, et jah, võib niimoodi teha karjääri, võib panna siin kõik raha kõrvale ja siis pensionieas minna kuhugi reisima, et siis on sul raha olemas. Samas võib ka teha näiteks selliseid asju, mis mõned, ütleme nii, et kõrgema palgaga inimesed saavad endale lubada, on see, et käid siin peale kooli, käid võib-olla mingi 5 aastat tööl ja siis võtad mingi aasta nii-öelda minipensioni. Siis käid jälle 5 aastat tööl, võtad jälle mingi aasta minipensioni. Et välismaal on see isegi olemas selline asi nagu sabbatical, ehk siis seal saab ka justkui võtta aasta vabaks mingites kohtades ja siis selle aasta jooksul teha mingeid huvitavad asju, et minnagi reisima või kirjutada oma raamatut või mis iganes unistused kellelgi on, et siis selle aasta jooksul saab teha. Võib-olla oled lihtsalt lapsega kodus ja mängid mänge ja mis iganes, et veedad temaga aega. Aga selline valik on nagu olemas. Et kui sa kulustad kõik raha ära iga kuu, siis sul seda valikut ei teki ja ei ole olemas. Aga kui sa investeerid, paned raha kõrvale, siis saad seda teoreetiliselt endale ühele või teisele hetkel lubada. See ei pruugi olla iga 5 aasta järel, see võib-olla on iga 10 aasta järel, aga mis iganes periood see on, suure tõenäosusega siin on sul rohkem energiat. Ehk siis, kui sa tahadki minna reisima ja ma ei tea, matkama kuskile
mingid aktiivsed tegevust teha, mis võib-olla nõuab rohkem energiat, siis pensioniks seda jätta on võib-olla natukene halb idee. Et siin oleks justkui parem. Teine asi, mis on võimalik teha, on see, et kui me sihime näiteks finantsvabadust või mingit muud asja või sellist passiivset sissetulekut, siis saab seda pensioni piiri lohistada natuke varasemaks. Ehk siis sa ei pea ootama aastani 60, kuni sa oled 67 aastane või 65 või mis iganes see periood või see pensioniiga sinu jaoks on. Sa võid minna varem pensionile. Ehk siis sa ei hakka küll seda ametlikku pensionit saama, aga sa võid oma investeeringutest elada üsna pikalt, kuni siis jõuad selle pensioni. Et see on üks variant. Lisaks näiteks, kui investeerid ja sellest tekib sul täitsa arvestatav passiivne sissetulek, siis võid ka näiteks sellist asja teha, et sa töötad edasi rahulikult, aga töötad näiteks poole kohaga. Ehk siis selle asemel, et 5 päeva nädalas 9-5 tööl olla, käid näiteks, ma ei tea, 3 päeva nädalas tööl või 2 päeva nädalas ja elad sellest sissetulekust ära. Ülejäänud päevadega siis teed, mis iganes tahad. Lähed teed vabatahtlikuna kuskil tööd, veedad pere ja lastega aega, teed mingeid oma projekte, mida iganes. Võib-olla käid koolis, õpid midagi uut, et mida iganes sa teha tahad. Ehk siis investeerimine loob tunduvalt rohkem võimalusi, kui sa seda mõistlikult teed ja see tekitab sulle mingi lisasissetuleku. Ma ei hakka isegi sellest rääkima, et mis kõik muud kasulikud asjad on, et psühholoogiliselt mõjub ka hästi ja nii edasi. Aga näiteks kindlasti on kasu sellest, et kui sul on investeeringud säästud olemas, siis igasugused ootamatud mingid ebaõnned ei löö sult kohe jalga alt ära, eks. Et see on ka selles mõttes kindlasti väga hea idee, miks investeerida. Aga tulles siis tagasi selle esialgse küsimuse juurde, et kes peaks investeerima, et vastus on siin olemas kõik. Et isegi kui need muud ideed, mis ma rääkisin, sellise varasema pensioniea või poole kohaga töötamise või minipensionite teema, need ei paku üldse huvi, siis kõik peaksid investeerima sellepärast, et meie pensionisüsteem ei võimalda sul väga head, väga head on väga hästi öeldud, ei ole nagu loodud selleks, et saaksid hästi elada pensionieas. Ehk siis sa tõenäoliselt vireled meie pensioniga. Et selles mõttes peaksid kõik investeerima vähemalt nii palju, et oleks võimalik pensionieas normaalselt ära elada. Aga sellest, milline see pensionisüsteem on ja mida sellest teadma peaks, sellest räägime juba järgmises videos.